No tere tulemast Saaremaale. Tere tulemast Kuressaarde. Ilus ilm, Margol oli kõik hästi planeeritud, taevaisaga näed, et ilm on soodne ja tere Igor, minu nimekaim. Tere teisedki, keda ma tean või kes mind teavad. Mina olen ka Igor, mind kutsutakse Igoriks ja mul on suur au olla täna teie ees, et Margo kutsus mind rääkima sellisel teemal nagu vabadus. Ja kuna ma ise olen filmitegija ja teen filme, siis see vabaduse teema on praegu mul üks laual olev projekt ja selle filmi nimi on Vabaduse hind. Ja see on mind viinud sellisele retkele, kus ma olen siis hakanud uurima, mis siis üldse on vabadus. Olen intervjueerinud Eesti selliseid tippmõtlejaid ja tegijaid ja ärimehi sellel teemal, et aru saada, mis on nende arvates vabadus ja et mõista seda mõistet laiemalt, sest et meil on vabadusest väga erinev arusaam. Ja enamasti aetakse vabadust näiteks segamini valikuvabadusega. Sult võetakse ära vabadus ja asemele antakse valikuvabadus. Astud kohvikusse sisse, teed või kohvi, piimaga või ilma, suhkrut või mitte, eks ole, nagu rohkem jooke poleks maailmas. Lennukis võtad menüü lahti, joomiseks on Coca-Cola, Fanta ja Sprite, nagu pole rohkem jooke maailmas olemas. Ja siis sulle öeldakse, aga sul on vabadus valida. See ongi sinu vabadus. Vali endale sobiv jook välja. Ja see saadab meid tegelikult igas eluvaldkonnas, kus meile öeldakse, et siin on sinu vabadus. Vali nende kahe vahel. Kas konservatiivid või siis demokraadid või kes need on alati need meie valikud, mille ette meid sunnitakse. Midagi sahiseb. Kas see segab? Vabadus sahiseb, jah. See ei ole mikrofonist, see on vist see. Jah, aitab. Nii on parem. Ja see teekond on viinud mind ka kohtuteele. Et paremini sellest vabadusest aru saada, tuleb seda vabaduse maitset ka tunda. Ma olen viimase aasta jooksul olnud 3 korda kohtu ees. 2 korral neist võitnud, 3 on praegu edasi kaevatud üleeile Riigikohtusse. Et see süsteem, mis on meie ümber loodud, on nii kavalalt üles ehitatud, et me ei saa arugi. Me arvame, et me oleme vabad, et orjapõli on ammu läbi, meile räägitakse lugusid orjade kaubandusest ja täna ma toon teile mitmeid näiteid, mis tõestavad vastupidist, et orjapidamine ei ole kunagi kuhugi lõppenud. Selle vorm on lihtsalt muudetud nii peenelt ära sõnadesse, niimoodi ära peidetud, et tänapäeva orjasüsteem on palju kavalam. Ori peab ise ennast üleval pidama, ori peab selle maksimaalselt pingutama selle nimel, et ära elada ja jääb üle riigil ainult selle orja pealt makse korjata. See on väga nutikas süsteem ja kuidas me oleme sellesse sattunud, siin on mitmeid kindlasti asjaolusid, alustades meie sünnihetkest, kui väljastatakse sünniakt, millega tegelikult tehakse nii-öelda omaniku vahetus. Lapsevanemad annavad lapse üle riigile ja sellest hetkest peale nad on ainult hooldajad, eks ole. Nende asi on ülalpidamiskulud ja seda natukene ka toetatakse. Siis tuleb haridus, mis õpetab meile ainult neid asju, mida ühel kodanikul on vaja teada. Ei rohkem ega vähem.
Kohe me räägime keelest ka. Kodanik ongi tegelikult orja varjatud nimetus. Kodanik on omand. Kui me vaatame näiteks riiki, mis asi on riik? Riik on ettevõte. Aktsiaselts Eesti Vabariik. Registreeritud ettevõtte portaalis Ameerika Ühendriikides. Seda kõik teavad. On ju. Mis on riigi peamine vara? Ehk rahvas. Kui me räägime Kungla rahvast, siis me peame väga ettevaatlikud olema sõna valikul juba, sest et me peame selle sõna rahvas siis vabaks tegema. Sest rahvast, ettevõtte edukust ja kapitali mõõdetakse rahvas ja maavarades peamiselt. Kui te vaatate näiteks maailmakaarti, kes on maailmas kõige edukam riigi ettevõte või ettevõtte riik siis praegu majanduse poolest. Hiina, väga õige. Ja Hiinas on maailma suurim rahvaarv. Kui te vaatate Euroopa kõige edukamat riiki, kõige suurema rahvaarvuga on Saksamaa. Ehk et me näeme selgelt paralleeli sellega, et nii palju kui on rahvas, nii palju kui on tööjõudu, nii palju on ettevõttel vara. Ja ettevõtteks on siis seesama riik. See on kirjas juba tegelikult sinu ID-kaardil, kellel on, või passis. Kui sa vaatad, kuidas nime kirjutatakse, see on suurte tähtedega ehk capital letters. Kes inglise keelt teab, mis on capital letters. Ei, mitte ainult, mõelge edasi, mis on sõna capital? Kapital ehk vara. Vara tähed. Ja siis on veel caps lock, ehk et sa oled kapitalis lukustatud oma nime pidi. Tulemuseks on see, et inimesed ei tea, millisesse mängu nad on tõmmatud ja nad ei tea seda kuni selle hetkeni, kui nad puutuvad kokku ametivõimudega või satuvad kohtusse ja nad ei saa aru, et ma räägin ju inimkeeles ja seletan teile, mis minu probleem on ja keegi ei võta teid kuulda. Probleem on selles, et me kasutame neid sõnu, mis on selle süsteemi poolt ära neetud. Osa meie keelest on ära neetud. Inglis keeles on selline sõna nagu spelling. Kui te loete midagi, siis te nagu spellite. Spelling tähendab ka needmist. Ehk rahvad on sõnadega ära neetud. Et nad ei saa sellest välja. Sa ei saa oma nimest välja, mis on sinu orja tiitel. See suurte tähtedega nimi on sinu orja tiitel ja sa ei saa sellest ennem välja, kui sa ei kuuluta, et sa ei ole see nimi, et sa ei ole see ID-kaart, et sa ei ole see pass, et sa ei ole isik, sa ei ole kodanik, sa ei ole elanik. Need kõik sõnad tõmbavad su kohe mängu sisse, millest on väga raske välja pääseda. Viimastel aastatel ma olen palju õppinud seda sama keelt, seda juriidilist keelt ja neid reegleid, mille järgi see süsteem toimib. See on üsna keeruline. Meil on kohtusüsteemis on mitu jurisdiktsiooni. Mis asi on jurisdiktsioon? Jurisdiction ehk juriidiline sõnaraamat. Nii et kui sa lähed kohtusse, siis kohtunikul on põhimõtteliselt 3 sõnaraamatut ees. Ta vahepeal vahetab mantli ära poole vestluse pealt, võtab järgmise sõnaraamatu lahti ja reeglid on täiesti uued. On mul õigus, Igor? Ja, Igor annab käega märku, kui ma mingi koha pealt eksin, ta on ka väga kursis nende asjadega. Pärast võib teda õhtusöögi lauas piinata nende küsimustega. Ehk et meil on lisaks eesti keelele on vaja ära õppida veel täiendavalt
juriidilised keeled, et üldse aru saada, kuidas vestelda ameti esindajatega. Kuigi võtad põhiseaduse lahti, paragrahv 22, ametnikud peavad suhtlema eesti keeles, aga nad ei tee seda. Nad räägivad su sisse. Nad mängivad sellist mängu, kus sinust tehakse ikka ori. Kui sa vähegi tähelepanu kaotad, tembeldatakse sind tagasi isikuks. Sama teevad politseinikud, sama teevad arstid. Ükskord oli selline lugu, kui ma läksin jalaluumurruga haiglasse ja ei öelnud neile õiget sünniaega, ei lugenud ette sünnitunnistust või seda isikukoodi, siis mulle kutsuti politsei välja. Kuigi mul oli jalaluu oli 2 kohast murtud. Et nad on üsna ranged sellega. Aga peale sündi, kus me veel näeme seda? Näiteks abielu, kelle vahel sõlmitakse abielu. Abielus on 3 osapoolt. On mees, naine, ma räägin traditsioonilisest abielust. Ja on riik. Riik on tunnistajaks, et te võite olla abielus. See on nagu riik väljastab loa. Ja riik, seesama ettevõtte, kes on sunniviisiliselt meid oma varaks tembeldanud, väljastab meile lube, juhiluba, elamisluba, ehitusluba, raieluba, jahiluba, kalastusluba, kaevu kaevamise luba, kaeveluba. Me ei või ühtegi liigutust teha nii, et riik ei otsusta meie eest, kas me võime seda teha või mitte. Mis vabadusest me siis räägime? Politsei ülesanne on koguda riigile makse ja hoolitseda selle eest, et kõik oleksid seaduse kuulekad. Sest minu jaoks väga palju muutus üldse kuriteo nii-öelda vorm kui selline peale Covidit või Covidi ajal. Et vanasti mind oli kasvatatud niimoodi, et kurjategijad on need, kes röövivad võõrast vara või varastavad või teevad kellegile liiga. Aga nüüd me avastasime, et kurjategija võib olla lihtsalt üks pensionäri proua, kes ei pane maski ette, kes väänatakse ära ja topitakse politsei autosse. Ehk et igaüks meist võib saada kurjategijaks tänapäeval. Olenemata sellest, kuigi mul endal on südametunnistus puhas. Ma pean kogu aeg tundma, et ma olen midagi valesti teinud. Ma toon sellise näite. Mul oli kiiruse ületamine kell 12:30 öösel kusagil 4-realisel trassil, kus oli millegipärast 50 ala ja bioduktil ka veel, kus ei ole jalakäijad üldse lubatud. 12:30 öösel sõitsin pea 70-ga. Tehti trahv, politsei veel sõitis mulle järele, ületas ise kiirust, et mind kätte saada. See selleks. Ja ma tahtsin natuke vaielda. Mul oli sisetunne, et võt nüüd siit ma pääsen kohtusse. Et siuke väike asi, mis seal ikka. Tahtsid mulle koha peal lihtmenetlust teha, ma ütlesin, ei, ma tahan teie ülemusega rääkida. Palun võimaldage mulle siis, et saame jaoskonnas kokku. Jaoskonda mind ei lastud, otsus tehti ikka tagaselja. Kuigi raportis oli kirjas, et ma soovin otsuse juures kohal viibida. Midagi. Saatsin vaide saadeti tagasi. Ei võeta vaiet vastu. Juba läks kohtutäiturile. 90-eurone trahv, kuulake nüüd, kuhu see välja jõudis. Kohtutäitur põrgatas selle palli järgmisele kohtutäiturile, kuna sai minult mingisuguseid ebameeldivaid kirju selle teema kohta. Siis nad arestisid mu auto. Et kui 90 eurot on maksmata, siis võtame auto. Vaidlustasin siis seda autoaresti, et see on nagu ebaproportsionaalne. Mitmetuhandene auto 90 euro eest. Ja sellega nad lükkasid selle asja siis kohtusse, et määrata mulle vangistus.
olengi kurjategija. Ja eile oli tähtaeg, et ma oleks pidanud üles andma ennast, et oma isik vangi saada. Mõtlesin, et kuhu ma teile selle isikukaardi siis saadan. Võite seda ju mõni aeg postkastis hoida. Aga praegu on see asi läinud edasi Riigikohtusse. Ringkonnakohus lükkas selle tagasi, ütles nemad ka ei tege, nende arvates on kõik õige. Ehk et kui sa hakkad selle süsteemile vastu, hakkab ta hambaid näitama. See on see oht. Aga kui paljud teist õppisid seadust kooli ajal? Andke käega märku. Kes mäletab, mida õpetati? Miks meil ei õpetata näiteks põhiseadust? Just. Nad õpetavad sellele kodanikele neid asju, mida ta peab teadma. Aga järelikult seadust ta teadma ei pea. Aga nüüd, kui politsei kinni peab ja sa oled mingisugust seadust rikkunud, öeldakse, et seaduse mitte tundmine ei vabasta karistusest. Eks ole? Kas teate, mitu seadust on Eesti Vabariigis? Must miljon. Meil on kusagil 5500 seadust ja määrust. Kuidas me neid ei tea? Kuidas sa ei tea, on ju? Ja kui ma kohtuniku nurka ajasin, siis ta läks teise tuppa seadust lugema. Tuli tagasi väga oks laiali ja väga tark mees oli. See selleks, eks temal on oma töö teha. Ja alati nad ei ole meie vastu. Vahel nad annavad vihjeid. Ja need vihjed on väga peened, kui sa tunned seda kirjakeelt, sest et seal ei eksita naljalt. Ringkonnakohtult tuli mul juba väga huvitav vastus, kuigi nad lükkasid selle tagasi, siis tegelikult oli sinna ridade vahel oli peidetud, et mina tegelikult järgin loomuseadust. Ma ei olegi selle seaduse all, mida nemad mulle kaela määrivad. Aga lähme edasi. Loomuseadus ehk nagu loodusseadus. No esiteks on see sul südametunnistuses sees. Me saame inimestena elada südametunnistuse järgi. Kohtunik hea meelega vaidles selle üle, aga raportisse see läks sisse. Ja. Et kohtunik ei taha tunnistada neid asju. Nad hea meelega kogu aeg näitavad sinu peale näpuga, et sa ajad mingit segast. Soomes oli mul kohus, kus ma raidusin 3 lauset sellele kohtunikule ja ta ütles, ma ei saa sust aru, tõi tõlgi veel, ma raiun seda sama 3 lauset. Ja lõpuks ta ütles, küll, kõik, lähme laia. Ja sellega oli asi lõpetatud. Ka Soomes on võimalik ennast kaitsta, kui sa tead enda õigusi ja tunned enda staatust, kes sa oled tegelikult. Eks ole, ma ennem lugesin teile ette kõik need load, aga inimesena meil on looduse poolt antud õigus kõigile nendele hüvedele. See on osa sünnijärgne õigus, lihtsalt riik on selle võtnud endale, kõik need varad, ja siis annab sulle niimoodi jao pärast, et siin on sulle siis raieluba, võtta sealt 3 palki omale, aga rohkem ei tohi. Ja maksa ka, ja iga liigutus maksab ka see juures. Võtame järgmise skeemi. Tööleping. Keele vahel sõlmitakse töövõtuleping. Tööleping, mitte töövõtuleping. Kes veel? Või mis veel? Kõige olulisem osapool. Kelle vahel toimub tehing? Täpselt. Nii nagu tööandja sõlmib sinuga lepingu, sõlmib ta lepingu riigiga, et hakata sinu pealt liisingut maksma. Või renti. Nii lihtne ongi. Seda nimetatakse ilusti sotsiaalmaksuks, et sina saad selle pealt pensioni, aga tegelikult on see riigi maks, mida riik saab sinu pealt. Ja riigi ärimudel on väga lihtne.
võimalikult palju tõsta oma vara kvalifikatsiooni, saata kõik ülikooli, siis saab pärast nende pealt paremat liisingut küsida. Kuigi meil ei ole seadust õpetatud ja ega ma ise ei ole oma loomult jurist. Mina olen loominguline inimene, ma kirjutan luulet, ma teen filme, ma korraldan festivale, sündmuseid. See ei ole minu lemmiktegevus kirjutada kohtutele vastuseid ja vaielda kohtutäituritele. Aga ma pean seda tegema, sest minule on vabadus kallis. Ja ma kutsun üles teid kõiki viima ennast kurssi enda õigustega ja ka teatud seadustega, alustada kas või põhiseadusest. Põhiseadus ka ta ei ole niivõrd mõeldud sinu kaitseks, vaid ta on mõeldud ametnike kohustamiseks täitma enda kohustusi, ametikohustusi õigesti. Ja meie asi on neid korrale kutsuda ja tuletada meelde neile, et vaadake, see paragrahv ütleb seda ja te peate seda järgima. Kas te järgite seda paragrahvi? Näidake palun, et te seda teete. Me kõik peame hakkama seda nõudma. Meil on siin praegu Saaremaal käimas väga suur vaidlus. Koovi külas, kus ma elan, on plaanis teha Euroopa suurim tuulikute park merre. Sellised tuulikud, mida paigutatakse Inglismaal, võrdväärsed tuulikud paigutati 111 kilomeetri kaugusele merepiirist, mererannast. Meil tahetakse need panna 10 kilomeetri peale. Ja need on suured, massiivsed tuulikud. Ja meil on terve juristide armee, kes praegu võitleb nende vastu. Üle 100 tuuliku, kujutate ette. Ei kujuta, ärge kujutage. Ehk et üks minu soovitus Kungla rahva inimestele on see, et hoidke kokku, õppige ühiselt seisma vastu selle süsteemile, mis kulutab asjatult meie loodusressursse ja ka meie inimressursse. Et meie inimesed, kes end inimeseks peavad, saaksid võrdväärset või inimlikku kohtlemist ja õiglast tasu oma töö ja oma vaeva eest. Küsimusi, palun. Jaa, Einar. Et kas seda asja ei peaks ka rahvusvahelisemaks ajama, sellepärast, et minu kogemus on see, et meil mul on endal pooleli üks juhtum, eks ole, kus on õnnestunud mitte ainult põhiseadus pekki saata pikale lainele, vaid on saadetud ka NATO nõuded, ÜRO hartad, eks ole, ja Euroopa Liidu aluslepingud, et see on eriti mahlane case, et pidasin siin nõu ka advokatuuri presidendiga nendes asjades ja ta ütles, et ei, et meil mingisugust õigusriiki siin küll ei ole, et vaata, siin on see, et kui sa tahad isegi seal on tõkend ees, mida nad teevad, et kui sa tahad riigikohtusse minna, siis halduskohus paneb sulle märke, et sa pead tingimata selle tegema veel ka et sa ei tohigi ise saata seda sinna üldse. Et sa pead seda tegema seda läbi vandeadvokaadi ja nii edasi. See süsteem on lõkse täis, aga mis see küsimus oli? Et kas ei peaks nagu seda tegema ka teiste rahvusvaheliste nõuetega, laiendama seda põhiseaduse, sest põhiseadus tuleneb tegelikult või ütleme, et on seotud nende NATO nõuete rikkumisega, Euroopa hartade rikkumisega ja siis nende ÜRO konventsioonidega, orjatöö tõkestamise konventsiooniga,
siis kolonialismi tõkestamise konventsiooniga, et siis nad ei saadaks pikalt mitte ainult põhiseadust, vaid anda nendele võimalus ka, ütleme, et ÜRO hartad, eks ole, NATO nõuded ja siis Euroopa Liidu aluslepingud ka pikalt saada. Juriidilises maailmas need on nagu tööriistad. Jah. See on umbes sama, et kui ma ütlen, et iga mees peaks ehitama kuuri, siis sina, Einar, küsid, aga kas ma võin Makita saagi kasutada? Et miks ma pean selle käsisaega tegema? Loomulikult võid. Ja ma usun, et see Makita saag on isegi efektiivsem, et sa saad selle kuuri kiiremini valmis. Ja kui sul AI abiline soovitab, et näed, see on vastuolus nende ja nende hartade või konventsioonidega, siis pane ka need sisse. Sest kui me oskame kasutada neid tänapäevaseid tööriistasid, võib-olla nendest väga palju abi. Need võivad sind küll vahepeal segadusse ajada ja mingit jahu ajada, need AI abilised. Aga kui sa oskad küsida õigesti ja üle küsida ja täpsustada ja pärast vormistada ka nii, sest et näiteks ChatGPT, mida mina kasutan oma kohtuvaidlustes, tema on ikkagi selline peavoolu nii-öelda meelne, et sa pead ikkagi alluma ja sa oled ikkagi isik ja nii ma ütlen, ütle mulle parem, et milliste seaduste või hartadega see vastuolu läheb. Ja sealt sa saad juba välja noppida mingisugused tööriistad, millele viidata ja mida, sest kuidas töötavad need erinevad deklaratsioonid. Näiteks inimõiguste deklaratsioon. Sa ei saa Makita saagi kasutada, kui sa ei ole seda ostnud. Samamoodi sa ei saa deklaratsiooni kasutada, kui sa ei ole seda deklareerinud. Sa pead ennem välja ütlema, mina lähtun inimõiguste deklaratsioonist. Mina lähtun lastekaitse deklaratsioonist. Mina lähtun selle orjanduse tõkestamise hartast. Ja siis sa aktiveerid selle, ehk et sa paned selle töösse. Alles siis hakkab see nii-öelda sulle kehtima. Kuni sinnamaani see on lihtsalt üks tuul rannas. Väga hea küsimus, kas keegi soovib veel? Jah, palun. Soome kohtunik, ma ise veel tõlkisin neid lauseid, oli see, et ma küsisin 3 asja. Kui ta küsis, kas te olete Igor Skalkin, ma küsisin, kas te peate silmas, ma tuletan meelde. Ma ütlesin, et Igor Skalkin on siis isik ja mina olen selle ainukasuusaaja. Ja teie peaksite olema siis usaldusisik. On mul õigus? Nii, et ei, ma ei saa aru. Mis ma ta käest veel küsisin? Ma küsisin ka seda, et kas te olete valmis andma ütlusi tribunali ees ja kas teil on olemas kas te olete varaliselt võimeline selle eest vastutama. See oli natukene selline keeruline lausete kombinatsioon, aga ma raidusin seda nii kaua, kuni ta lihtsalt andis alla, ütles, et sorry, game over. Ei vastuta varaliselt. Ta pidi sinna kuskile dokumenti mingit dokumendi vormistama, et see game on over. Mis dokumendid on vormistama? Õigest mõistetud või mis on mingi paber antud? Ei, sealt paberit ei antud. Lihtsalt annulleerid. No jah, nad vaikisid maha seda. Jah, jah. Jah. Selle... Ja, vot, väga õige, väga õige. Siin on abiks selline asi, et deklareeri, näiteks väga soovitan ennast deklareerida näiteks elavaks inimeseks või elavaks meheks ja naiseks on kõige parem versioon sellest.
sest inimene on ka natukene ära trikitatud, selline koletis inglise keeles. Sa saad seda deklareerida näiteks, kui sa elad Saaremaal kohalikku ajalehte, et võt kuulutuste sinna rubriiki paned, et võt mina selline olen nagu elav inimene ja tahan, et kõik teaksid. Ja hea on koostada ka selline, ütleme, nii-öelda enda deklaratsioon, nagu pikem selline manifest, kus sa kirjeldad, mis on sinu väärtused, kust sa pärit oled, kes olid sinu vanemad, mis rahvusest sa olid, aga sa ei maini seal, et ma olen võt selle valla ja selle elanik, eks ole, vaid mina olen sealt Võrtsjärve äärest pärit, on ju, sealt ma olen sündinud ja seal on minu esivanemad kõik ja mina usun loodusesse ja mina käin loodusega ühes rütmis ja võt selline deklaratsioon, selle võid saata kas või peaministrile välja. Et sa võid saata valitsus esindajatele. Ja, ka sellest aitab. Sest automaks samamoodi vabalt liikumise õigus on meil kõigile sünnijärgne. Meil on õigus vabalt liigelda. Ja see maks on sellega juba õigustühine. See on lihtsalt ettevõttel ja igal maksul peab olema, igal tehingul peab olema kahepoolne nagu kasu. Kui see on leping, seal taga on tehing, siis mis on see kasu, mida sina sellest saad, sellest automaksust? Jah, palun. Aga siis tuleb küsida lepingut. Palun saatke mulle leping, mille alusel te seda maksu küsite. Hakkame sellest pihta, väga hea. Ma võtan sealt ennem, jah, aitäh. Mul on selline küsimus, praegu on hästi moes nimede vahetamise. Jah. Kui mul on see nimi ja ma muudan seda nime, mis see seal, kuidas on see? Väga hea. No nimevahetusega sa tegelikult võtadki omandi üle, aga oleneb väga palju sellest, kuidas sa seda vormistad. Kuidas sul see, sest et sa võid selle nimevahetusega, enamus abikaasasid teevad seda nimevahetust ja nad hüppavad ühest paadist teisi, aga juriidiliselt midagi ei muutu. Kui teha seda õigesti, ja ma ei ole mina ei saa juriidilist nõu anda, mul ei ole sellist luba, aga kui seda teha niimoodi iseseisvalt ja õigesti ja deklareerida ennast teise nime peale, siis on võimalik sellest isikust üldse lahti öelda. Aga isikut on võimalik ka kasutada. Mina ütlen, et isik on mul tagataskus, kui mul on vaja mingit asju ajada, siis näed, mina olen selle kasusaaja ja tema mind esindab. Et ma ei pea seda isikut ära hävitama, sest et uskuge mind, ega varsti ei saa enam toast väljagi, kui sul ei ole mingisugust ID-kaarti. Sind ei lasta ühistranspordissegi. Asi läheb, väravad lähevad kinni. Asi läheb nii keeruliseks juba, et sularaha tahetakse ära kaotada ja nii mõndagi veel, mis tehakse. Saab, aga selleks peab olema valmis. Kas sa oled valmis elama süsteemis väljas, siis sa saad. Ja. No minul on see, et ma korraldan erinevaid sündmusi mujal maailma riikides, ma reisin Aasiasse palju, et mina ei ole veel leidnud viisi, kuidas väljaspool süsteemi niimoodi reisida. On olemas inimesi, kes seda teevad väga edukalt, meil on olemas terve organisatsioon, kes selle nimel tööd teeb, et luua endale täiesti legaalsed sellised dokumendid, millega saab reisida ja saab kõiki hüvesid nautida. Aga sellega on palju tööd. Ja kõige parem pass, ma kuulan ühte Vene analüütikut, tema ütleb, et järgmiseks 5 aastaks kõige parem pass on tšumadan, reisikohver.
et oled seal, kus oled. Mis selle analüütiku nimi on? Vot ma ei mäleta peast. See on üks noor mees, aga mul nimi ei tule meelde. Nii. Siinpool oli küsimus, palun. Kas sa maamaksu kohta ka midagi tead, et kas sellega siis sarnaselt automaksuga nagu sellele? No, kuidas see süsteem on üles ehitatud? Riik on loonud sellise virtuaalse võrgustiku meie maa peale. Keegi ei saa maad tegelikult omada. Aga me mängime mängu nende sellist kadastrimängu, nagu monopol, me oleme selle digitaalselt laiali laotanud ja sentimeetri pealt oleme igal pool nagu koogitükkideks lõiganud ja siis mängime sellist omandimängu. Loodus tegelikult sellega ei ole üldse seotud. Kui sina deklareerid selle maa enda omaks, näiteks paned sinna oma perekonna vapid postidega ümber selle maatüki, sa võid ka RMK maatükki võtta niimoodi. Jah, paneme vapid püsti, teed oma perekonna vapi, sul on perekonna raamat, seal on vappu, on kirjeldatud, mis see vapp tähendab, kõik sellised asjad. Ja siis paned need lipud maha ja sinna paned veel kirja, et võõrastel sisenemine on keelatud. Siis saadad kohalikku valda lehte, saadad selle, et vot meie perekond võttis nüüd selle maatüki enda omaks. Ei pane mingit kadastritunnust, vaid paned geolokatsiooni, ütleme seal numbrid, need kraadid ja tähed. Ja siis oled selle mitte valdaja, vaid omanik. Jah, seda parem. Valdaja on jälle trikitatud sõna, valdaja on haldaja. Ehk et sa oled selle vara järelevaataja. Kasutaja on ka väga ajutine. No vot, loomuseaduse järgi ega sa ei saagi päris loodust või maad omada. Mitte keegi ei saa kedagi ega midagi omada. Ja riik ka ei saa ju. Täpselt, aga ta ongi selle sõnamänguga meid sisse trikitanud ja meie oleme selle nõusoleku andnud. Iga kord, kui sa lähed küsima ehitusluba, sa tegelikult kinnitad, et jah, isand, teie olete, kes otsustab. Selles ongi tegelikult meie kõige suurem ülesanne võtta vastutus oma elu eest enda peale, ise otsustada, ise kirjutada endale ette reegleid, ise luua neid seadusi ja nende järgi elada. Ja jälgida seejuures, et südametunnistus on puhas, et sa ei tee kellegile liiga, et sa ei vigasta sellega kedagi ega midagi ja elada selle järgi. Ja kui ma teen reegli, et valla valitsuse esindus ei oma õigust minu maa peale astuda. Ja, siis nii on. Ja seejuures, aga sa pead, oluline on sellest isiku staatusest välja tulla, sest et isikuna sa oled ise nende omand. Ja nemad võivad sinuga teha, mis tahavad. Nad võivad sind pokri panna, nad võivad sind maksuda peale panna. Kui sa tuled ise, sa saad aru, kes sa oled. Minu jaoks oli kõige suurem nagu taipamine see, sest et ma olen hästi tugevalt olnud nagu vaimses maailmas, ma teen erinevaid meditatsioone ja teraapiaid ja ma olen korraldanud tantra festivali Eestis, et ma olen käinud erinevate selliste õpetajate juures ja korraga ma olen kusagil mingis kohtuvaidluses süsteemis ja mõtlen, nagu kuidas ma siia sain, et see nagu on nagu täiesti teine äärmus, eks ole. Aga siis mul tuli taipamine, et enda vabaks tunnistamine on kõige vaimsem asi, mida me üldse teha saame. Sest et sellega on seotud meie hing. Me tunnistame oma hinge olemasolu, mida see süsteem ei oma ja ei saa vaielda, mille vastu ta ei saa vaielda. Kui sina tunned, et sina oled looja poolt loodud, looja näoga, inimkehastus siin, siis sinu asi on selle õiguste eest seista ja seda tõestada. Ja seista hea selle eest, et nii sina kui sinu lähedased ongi vabad, ongi loojad.
ja see ei ole lihtne lahing. Ega nad ei taha seda võimu niisama käest ära anda. Ma pean tunnistama, et ega seal kohtupingis on nendega piikristat on üsna üksildane ja üsna selline kõhe tunne. Ja see nõuab julgust. Ja kõige enam nõuab see enesekindlust. Teadmisi ka kindlasti. Aga alusta sellest, et tänasest võtta kaasa kas või see, et kui öeldakse nii, kas te olete Peeter Tamme? Et mis asja? Kellega te räägite? Mina küll ei ole. Ei, mina olen elav mees. Aga näidake palun, kuhu te selle sõiduki. Mina lähen siit jõe taha sinna. Ma lähen sealt, lähen sinna. No. Ja ma olen jälginud gruppe Ukrainas, kus on see küsimus on väga teravalt üleval. Sest et inimesi võetakse tänava pealt, topitakse vorm selga ja lükatakse kauri lihaks. See on elu ja surma küsimus. Ja ma olen ühes grupis sees, kus on sadu ukrainlasi, kes on need endale selgeks teinud põhimõtted. Passid kõik ära põletanud ja sõidavad ringi ja kui kinni peetakse, mis Jüri Ivanovitš, ma siit lähen praegu sinna, näed, teisele poole mäge ja mina ei tea midagi. Hoiavad seal autos kinni, tund-poolteist, mõni on ööbinud seal autos, kuni suured ülemused on kohal ja siis öeldakse, head teed minna. Ja niimoodi pääsevad sõjakohustusest. Jah, palun. Kas meil on juhiluba vaja, et meilt võetakse auto käest ära või nad lähevad väga kurjaks, kui sa ei ole seda meditsiinilist läbivaatust teinud, aga et mis hetkest see juhiluba on, et meil seda nagu füüsiliselt ei ole käes, et ma tegin meditsiinilise läbivaatuse ära, kas seda ilma selleta käes? Saab, aga... Ja hulluks tahetakse ka tenderdada, et seda oleks ka vaja kuidagi mööda saada. Millest? Hulluks tenderdadatakse, jah. Vaata, selle hullusega on ka, see on üks nende viise, kuidas nad sinust proovivad jagu saada, et sa oled nagu uhuu. Aga siis lööd neile oma ülikooli tunnistuse lauda ja seesama avaldus, mille sa kohtusse koostasid, adekvaatse ja ütled, kas need on hullu tunnused? Et mul on pädevus siin praegu rääkida teiega sama tasemel, kuidas te mind selle põhjal hulluks peate? Mis puudutab juhiluba, siis jällegi, kui sa tead oma õigusi ja oskad nende eest seista, siis ei ole sul juhiluba ka vaja. Aga sa pead olema väga hea sõnaosa, et seda asja neile selgeks teha. Meditsiinilist tunnistust, et keegi ütleb, et mina sobin autot juhtima. See on kõik osa sellest mängust. See on kõik sellest, millega meid sisse trikitatakse. Ja nüüd on me oleme eesrindlikult siis see riik, kellel on kõik haiguskaardid on isiku tunnistuse peal, ID-kaardi peal. Nii et mul siin klient käis, kes läks mehele mingisuguseid rohtusid ostma apteegist. Siis talle öeldi, aga te ei ole ise sõeluuringus käinud. Miks te sõeluuringus ei ole käinud? Mingi kassapidaja apteegis vaatab tema seda haiguslehte. Ja ütleb, teil on juba korduvalt saadetud kutse, miks te ei ole sõeluuringule kohale käinud. Saab kassas sõimata, sest et igaüks saab vaadata, mis sul seal on. Kus sa kukkusid või kus sa komistasid või kõik sellised asjad. Kuidas? Et kus sa jala murdsid? Jaa, et meil on tegelikult vaja, mida ma tahan öelda? Minu sõnum on see, et meil ei ole mõtet selle vana süsteemiga võidelda. Sellega ei ole mõtet võidelda. See on liiga keeruline lahing. Meil on vaja luua oma paralleelsüsteem. Näiteks peaks oma kogukonnal olema vähemalt üks selline mitte ajupestud arst või medõde, kes oskab vereproovi võtta, ilma et ta selle kannaks kusagile haiguskaardi peale, sinna ID-kaardi peale. Mingid elementaarseid asju me peame kogukonna siseselt suutma juba ise lahendada. Meditsiin, haridus, toiduainete kasvatamine, toitlustamine, transport, elamine, puhas vesi. Energeetika. Western Union on rahvusvaheline pank, millega saad kandeid teha, sularakandeid. Ja nad korjasid meeletut andmeid. Mul isa saatis raha
teisest riigist ja selleks, et ma seda raha kätte saan, ma pidin seal kõik neile ette laulma. Ja siis ma vaidlustasin selle ja nõudsin, et kõik minuga seotud andmed kustutatakse. Oi, nad ei tahtnud seda teha. Aga kusagil 3. kirja peale nad tegid selle ära. Sama võib nõuda, et sinu andmed kustutatakse Facebookist, Google'ist, selle sama ID-kaardi pealt. GDPR on see Euroopas kehtiv nii-öelda seadus, millega sa saad seda nõuda. Aga perearst ei saa näiteks neid andmeid. Ma ei tea, ma suhtlen oma perearstiga nii vähe, et ma ei oska. Ei no minul on perearst Raupuu. Siis küsi tema käest, see on väga hea mõte. Sest et neid andmeid hakatakse kasutama sinu vastu. Tema on rääkinud, kuidas politsei teda kottis, kui üks narkomaan ütles, et sa tuled ja tood mulle selle narkootikumi või ma tapan su ära. Ja ta viis talle ja siis politsei võttis jälle omakorda selle perearsti ja kuidas eraldi ruumidesse sind viiakse, siis on seal 2 suurt kappi, eks ole, siis tund või 2 hoitakse, sa ei tea, mis toimub, uksed on lükkus. See on hirmutamine. Ja siis viiakse veel edasi läbi mitmete ruumide, kõik on see ja siis naispolitseinikud võtsid teda, kuulasid üle ja nõudsid selle narkomaani telefoninumbreid ja asju ja ta ütles, miks te minu käest küsite, et te ise peate ju seda teadma. Ja ta ütles, et see oli selline asi üle elada. Psühholoogiline mõju. See on, see ongi see, kus sind tembeldatakse kurjategijaks. Selline kurjategija, jah. Ja siis hirmutatakse. Sest tegelikult nad ei tohi sulle mitte midagi teha, aga nad ähvardavad, et sa ise oled pärast kõigega nõus. Jah. Kuidas ettevõtte selle süsteemi alt välja? Ja ettevõttega on päris keeruline, kuna ettevõtetega on need aruandlused ja maksukohustused on üsna ranged. Vot selle üle peaks arutama. Siin on nii palju tarku mehi, et kuidas luua selline ettevõtlusvorm paralleelne, mis ei ole selle süsteemi osa. Seal on olemas selline asi nagu fond. Sa saad luua perefondi. Ja see ei ole üldse Eestiga seotud, neid luuakse näiteks Ameerikasse ja sul on fond, kus sa saad hoida oma vara, sul on fond, mille alt sa saad arveldada ja sa niimoodi oled pealpool riiki, et sa üldse riigisüsteemiga ei puutu kokku. Fondi kasusaaja, jah. Fond on see, kes jah. Veel ei ole. Ma olen siin selle protsessi keskel. Jällegi, sul peab olema põhikiri, sul peab olema nii-öelda tegevus või sa tahad seda teha vara jaoks, sa võid luua erinevaid fonde. Meil on üks abiline siin Martin, kes aitab neid fonde luua. Et no kohtutäiturile ma esitasin ka, et mul on auto on perefondis. Ütles, et ma ei olegi selle nii-öelda omanik, ma olen ainult kasutaja. 1000 eurot tahab fondi eest. Einar ka vist proovis tema juures sellega. Aga seda saab nii ka luua, et kui mul on tütar on Kanada kodanik, siis tema loob isegi sina võid. Et minu maja on tema fondis. Teie ühises fondis? Meie ühises. Jaa, teete perekonnafondi, jah. Jah. Ühe fondi pealt, jah. Ja tegelikult võiks olla terve Kungla rahval oma selline ühine fond. Igaüks liitub seal mingisuguse 15 eurost ja sinna võite hoida oma varasid ja kui on hea
kui on hea usaldusisik, kes on pädev, kes suudab seda ja väike nii-öelda töögrupp, kes seda suudab hallata, siis see oleks selline asi, millega on võimalik igasugused ametnikud oma hoovi pealt minema saada. Mina ei ole jurist, et mina hakkaks seda kohe. Ahah. No meil see fondi nii-öelda asjatundja, tema tahtiski teha talumeestele just sellist fondi, et nad saaksid oma sigu, oma kanu ja lehmi päästa selle genotsiidi eest. Kanad peavad ka kõik arvele olema. Ma tean. Jah. Jah. Palun. Peaks olema, peaks, jah. Ma ei tea, ma ei ole tutvunud. Tal on neid pabereid nii palju, et ma kõike ei ole jõudnud vaadata. Kõik Martini need skeemid ei tööta. See on ka nii ja naa. Et alati ei pruugi see toimida. Aga see punasega minu arust Terra Eesti on selline dokument koostöö. Ja, teil on selline punasega tehtud ja näpujälg on peal ja oma dokument. Et Igori käest saab selle kohta täpsemalt infot. Aga kuidagi moodi on võimalik mingisugust olemasolevat süsteemi juurutada sisse nagu pragu teha kuhugi vahele mingisugune inimlikkuse printsiip? Inimlikkus, jah. No ongi see, et kui sa tahad sest et olemasolevas süsteemis on väga palju neid inimesi, kes saavad kõiki neid hüvesid nautida. Kes teavad. Nad on olemas. Ja, mis on mängu reegel. Aga kuidas sul sina saad hea ukse vahele? Alusta sellest, et ära kutsu ennast enam isikuks, vaid ole näiteks inimene. Alusta sellest, et sa kutsud ennast õigesti ja nad hakkavad teistmoodi sinusse suhtuma. Meil on olemas ka täiesti puutumatud inimesed, kes on nii-öelda diplomaadi staatus. Sina võid ka ennast diplomaati staatuses määrata, kui sa oskad. Kui sa käid need samad nagu Martin, käid oma presidendid ja asjad läbi oma paberitega ja lõpuks saad oma diplomaadi puutumatus. Ja võid selles süsteemis käia ja reisida ringi ja teha neid asju. Aga sellega on tükk tööd. Ega nad ei taha väga seda, esimese asja nad saadavad sul kuu peale, kes sa oled. Ma mõtlengi, et mis hoovad nad võtavad kohe kasutusele? Lolliks tunnistamine, hirmutamine, ähvardamine, kõik need asjad, mida nad oskavad. Mida nad oskavad, jah. Seal on see ringkaitse, et kõigile nii-öelda ei ole see ette nähtav. Aga see ei ole selline asi, kui kõik hakkame vabaks saama sellisest õppima, et nemad mõtlevad uue süsteemi välja, midagi jälle Sinna ma selle saaks, mida ka meie käidud sinna poole on ja seal on jälle järjekordsed rühmad päevad, et sellest jälle võtavad õppust ja jälle oma vastased. Üks asi, mida ma ütlen siin koha peal. Kurjusel puudub loovus. Nad teevad kogu aeg ühte ja seda sama. 100 aastat, iga 100 aastatega hakkavad otsast peale. Viimane pandeemia oli 1918. Samasugune skeem tehti, kus inimesed käisid maskid peas. Täpselt 100 aastat tagasi tehti läbi. No jaa, aga meie elakastused aastatel on et nendel puudub loovus, meil on see loovus. Meie võime luua ja võime välja mõelda. Ja kui sinul on loodusseadused paigas, kui sa tead, kes sina oled, nad võivad ükskõik mida välja mõelda, sina oled sina. Nad ei suuda sind niisama ümber veenda. Ma olen rohkem mures meie noorte pärast, kes on nii kinni oma selles aju programmeerimises, et sinna koputada on väga raske. Nendeni on väga raske koputada. Et seal mingit taipamine. Mis vahe sellel maa, mere ja õhu seadusel on siis?
mis need ennast kujutavad? maa, mere, õhuseadus on law inglise keeles. Land, L on maaseadus, A on air, õhuseadus ja 2 siis V on mereseadus, water. Sellest tuleb kokku law. Maaseadus ongi kogukond, on nii-öelda kohalik inimeste vaheline seadus, kus lahendatakse asju koha peal, inimeste vahel kogukondlikult. Mereseadus on rahvusvaheline kaubitsemise seadus. Ja meri on tegelikult, mereseadus on üle võtnud kogu maa. Seda nimetatakse nagu maa uputamiseks, et maa on nagu vee all. Igal pool surutakse peale mereseadust. Sellepärast meil on igal pool sinised autonumbrid, sinised liiklusmärgid, sinised maakonnamärgid, igal pool on lained peal, see kõik on mereseaduse all jurisdiktsioonis. Ja see on kauplem, see on ärimeeste maailm. Kas see saab olla üldse loomuseaduse kohaselt võimalik, et mereseadus maa peal rakendatakse? Täpselt, väga hea küsimus on. Seal on juba vastu. Kui seda kohtus nüüd välja tuua, mis nad ütlevad selle peale? Ma ei tea täpselt, mis nad ütlevad, aga sa võidki öelda, et mulle mereseadus ei kehti. Mina olen mees, kes käib maa peal, kuiva maa peal. Me ei ole praegu mere peal, sest et kui sa astud kohtusse, siis sa astud laeva. Kohus on laev ja kohtunik on laeva kapten. Nii. Ja. Alati küsitakse luba laevadele tulla. Aga mina olen ka siis oma maja kapten ja ei lase kedagi enda õue. Sa võidki öelda, et see on minu laev. Jah. Aga selles mõttes kehtib see nii-öelda maaseadus mere peal väga hästi, et see konkreetne laev on nii-öelda pikk maa. Jah, ta esindab lipuga seda maad, kui ta sõidab ka merd. Ja siis on õhuseadus. No sama kehtib ka ärimaailmas. Korporatsioonid on nagu need suured laevad, mis siseneb linna, eks ole, pühib kõik väiksed purjekad laiali, kõik väiksed poekesed, juuksurid, mis kõik olid vanalinnas, kõik on minema pühitud. Suured laevad tulid kohale, lõid hinnad alla ja võtsid lihtsalt turu üle. See on samasugune piraadiseadus. Need on piraadid, merepiraadid. Kuidas sedasi käitutakse siis maaseaduse kohaselt? Maaseaduses on reeglid palju rangemad. Maaseadus vanasti oli see, et sul vargal löödi käsi maha või oli surmanuhtlus. Need on maaseaduse reeglid. Mereseadus kõike võimalik osta. Maksid trahvi ära, kuluta edasi, pane täie. Ei meeldinud, lased firma põhja, teed uue. Kõik on siuke teater käib just mereseaduses. Aga maaseaduses mismoodi see välja näeb, kui sa lased oma laeva põhja nii-öelda? Maaseaduses pole laeva. Seal on mehe sõna, mis maksab. Ja kui see mehe sõna ei maksa enam, mis siis juhtub? Siis karistada. Mis see karistus on? No, oleneb kuriteost ja oleneb, kuidas kohtunikuga kaubale sama kohtunik. Kohus. Ja, kohtunik esindab kohust maaseadusele. Eesti maakohus. Ja. Aga kui ta nüüd seal kohtupingis nii-öelda kohtunik seda ürpi vahetab ja läheb hüppab mereseaduse peale, siis sa võid lihtsalt öelda, et me oleme ikkagi maa peal, et ei kehti. Sina võid jääda maa peale. Ja. Sina võid jääda selle juures.
mis sa siis talle öelda saad või mis sa ütlema pead? Sa ütledki, et mina olen mees, kes on maa peal. Mina käin siin mööda seda maad, mitte territoorium. Territoorium on jälle korporatiivne sõna. Aga maa peal. Ja ta ei taha sind isegi kuulda võtta, aga sa ütled seda uuesti. Mina olen elav mees, kes käib siin maa peal. Et hoida enda jurisdiktsiooni, maa jurisdiktsiooni. Jumal lõi siin maa peale, et kus sa lähed. Ja siis on minna ei ole. õhujurisdiktsioon, mis on siis kaanonid, vanad seadused, kirikuseadused. Ja nendest on nagu kõik see alguse saanud, kogu see seaduste süsteem. See on juba keerus, me seda kohtus niimoodi naljalt ei kasutada, jah? Kas nende 3 jurisdiktsiooni, mis kohtus kehtivad korraga või siis ongi, et kas see või see? Jaa, nad kehtivad eri aegadel ja tegelikult on neid rohkem kui 3. Need on sellised 3 põhisammast. Aga neid jurisdiktsioone on nii palju, kui on näiteks põhiseadus. Et igal riigil on omad eripärad ja sealt veel toimub hargnemine, et see on nagu lõputu. Aga ütleme, 3 on sellised raudsed paigad. Aga nad ei esine korraga koos? Seda mängu tehakse ka dokumentides, kus vormistatakse niimoodi, et on nii maaseadus kui mereseadus. See võib olla õhku ma ei ole näinud, aga maa- ja mereseadust segatakse küll kokku. Et surnud koer on ja siis, et kas see on kasutusleping või hooldusleping ja nõudmised on mingi 27 000 eurot ja füüsilist seda paberit nagu ei ole, aga see, kelle koer oli ise nagu hooldada, seda ei tahtnud, nagu ei võtnud enda kätte ja siis koer tuli ära vahepeal ja lepingut ei ole ja ta kaebas kohtusse. Siis tulebki küsida, mille alusel ta kaebab kohtusse. Mis on alus? Tuleb minna kohtusse ja küsida, aga... See, et ta ütleb, et kui koer juba oli minu käes, järelikult oli leping, et siis oli... See on eeldus. See ei ole leping. See on tema eeldus, sina ütled, et ei ole leping. Õhuseadus tulevad mängida? See on, seal on ikkagi, kui tema viitab lepingule, siis see on ikkagi kommertstehing ja see on jälle mereõigus. No ja meil ongi ikka veel on sõna vastu ja kohtunik kuulab üle ja see nagu viitab. Ma ei tea. Mis see õigus on? Õigus on sellel, kes ennast õigeks peab. Aga mõlemad peavad Koer ei ole kuskil alla kirjutatud lepingule. Koer suri ära. Koer suri ära ja alla ei kirjutanud. Kui on siis selles, et me veel koera ravikulusid maksime, üritasime päädida, sealt saadi need andmed. See on keeruline lugu. Aga aitäh teile. Aitäh sulle. See on, ma loodan, et teil on nüüd juttu ja mõtteainet sellel teemal jätkamiseks. Aitäh sulle! Jaa.